Tere sulle! Mina olen Ilona Sibold, energiaterapeut ja kanaldaja ja räägin sulle natukene endast ja enda 11 missioonist siin maises kehastuses. Kes mina siis olen selline, et sulle sellest rääkida? Ma olen oma elus teinud läbi tohutult suure muutuse viimase 3 aasta jooksul. Ma ütleks, et mul oli enne üks elu ja nüüd mul on teine elu. Kuidas ma selleni jõudsin? 45 aastat olin ma haige, ma olin depressioonis, ma ei saanud aru, mis minuga toimub. Mul olid kõik võimalikud tervisehädad. Ma olen vist läbinud 7–9 operatsiooni ja ma ei saanud üldse aru, kui ülitundlik ma olen, mida ma olen tulnud siia maailma tegema ja kes ma siis selline olen. Ja mul oli raske võtta omaks oma keha, seda, et hea on olla elus, elada siin maises kehastuses ja et ma ei saanud üldse aru, et mul on võimalik olla õnnelik. Ma sain tohutus koguses ravimeid, ma ei tundnud lõhna, ma ei tundnud maitset, mul oli liigeste põletik. Kõiksuguseid asju sinna juurde siis veel, soolepõletikke ja hästi tugev siis depressioon, ärevushäire ja meeleolu kõikumisi läbi aegade, millele ma ka siis antidepressante sõin. 2017, 31 august ütles mu tervis siis sedavõrd üles, et mul oli mitu kollapsit, ma kukkusin mitu korda kokku, täiesti jala pealt, lõin ennast väga tugevasti ära. Õnneks mu peaviga ei saanud, olin üleni sinine ja sellest hetkest toimus siis mul mingisugune ärkamine, arusaamine, surmahirm, et ma pean midagi muutma, ma pean midagi teisiti tegema. Sellest siis 10 päeva hiljem ma avastasin sellise meetodi nagu MPA, millega ma ka siis mõned aastad siin tegelesin, enam küll mitte. Aga see avas mulle uksed siis energiatöö maailma. Ma ei teadnud sellest midagi, ma ei olnud lugenud isegi eneseabiraamatuid väga, mõnda üksikut ainult. Ja rääkimata siis sügavuti enda sisse vaatamisest ja mõtlemisest. Ja sellel teekonnal ma avastasin, et kõik muutub ja minul on ka võimalus hakata aitama inimesi sellel teel, teha nende jaoks muutust. Et mul on lihtsalt sellised omadused, sellised anded, mille olemasolust ma midagi ei teadnud. Ja mul muutus kõik. Ma sain terveks, ma sain selle tunde, et on võimalik elada õnnelikult, rõõmsalt. Mu rahaline olukord muutus totaalselt, minu suhted muutusid totaalselt, nii sõprade kui ka abikaasaga, lapsega, tütrega eriti just. Et see oli täiesti fantastiline ja üks pool siis on ka siis see, mida ma tahan sinuga jagada, et mul on võimalik aidata ka sind sinu teekonnal. Ja 2019. aastal siis laadis mulle alla, ehk ma kanaldasin, ma ei saanud sellest mööda vaadata, tehnika FFT, Free Falling tehniik. See on siis selline tehnika, mis on armastuse ja valguse energia baasil, mis on siis selline kingitus, mille abil ma saan väga kiiresti aidata teha muutuseid energias. Ja minu suurteks anneteks on siis see, et ma saan lugeda sinu energiat, ma saan minna ja vaadata, mis on juurpõhjused sinu probleemis, muuta ära, aidata muuta siis piiravad uskumused, mis on siis suur takistus meil teel. Ehk seda programmeeringut, mis sulle lapseast siis on pandud, mis siis saadab sind terve elu. Nii et mina saan lasta seda lahti ja aidata sul jõuda paremasse kohta, ehk siis aidata sind, sest seda kõike teed loomulikult sina ise, aga mina saan toetada ja näidata sulle, mis on siis võimalik ja asendada see alati siis positiivse energiaga. Ja uuest aastast alustan juba ka siis Free Falling tehniik akadeemiaga, kus ma siis õpetan valgustöötajaid edasi tegema seda tööd, mida mina teen inimeste energiaga. Sest sinu energia on sinu kõige suurem väärtus,
kõige suurem väärtus. Kui su energiatase on kõrge, sinu vibratsioon on kõrge, siis kõik asjad sinu elus sujuvad. Aga kui sa veel ei tea, kuidas sinna jõuda, siis mina saan sind aidata. Ja räägin sulle siis oma 11 missioonist, mis minul on selles maises kehastuses. Üks ongi siis suurtest missioonidest aidata valgustöötajaid. Ja valgustöötajad on need inimesed, kellel on suur sisemine tung aidata teisi inimesi. Aga võib-olla nad veel ei tea, et see tung on nende sees ja et nendel on siis erilised anded või omadused. Tegelikult on meil kõigil siis need anded, aga ma suudan need siis äratada ja viia sind sinna kohta, kus sa julged ka seda teha. Ehk siis sina oma säraga saad hakata aitama teisi inimesi. Et see on siis minu üks suurtest missioonidest. Teine minu suur missioon ja minu oskus on see, et mina saan näidata sulle ja avada sinu võimed, sinu erakordsed võimed. Ma saan aidata sul õppida suhtlema nähtamatu maailmaga, sinu vaimsete teejuhtidega ja näidata sulle, kui intuitiivne inimene sa oled, ühendus luua siis oma kõrgema minaga ja läbi intuitsiooni siis suhtlema. Et see on minu teine missioon. Minu kolmas missioon on vabastada, aidata vabaneda depressioonist, ärevusest, paanikahoogudest, maaniast, stressist, pingest. Et see on mul väga suur missioon, kuna ma olen teinud ise sellest suure muutuse, mu perekonnas on inimesed teinud läbi suure muutuse, nii et me elame ilma antidepressantideta täiesti rõõmsalt juba aastaid. Ja oleme tulnud väga suurtest aukudest välja. Nii et see on minu kolmas missioon sind sellega aidata. Neljas missioon on muutust teha enesehinnangus, enesekindluses ja lasta kontrollist lahti. Need on väga olulised asjad, kui sa tahad elada õnnelikku ja rõõmsat elu. Ennast õppida armastama ja enesehinnang, enesekindlust ja kontrollist vabaks laskmine on siin juures väga olulised. Minu 5. väga suur missioon on aidata lastel kehastuda. Ehk siis aidata neid naisi, kes ei saa lapsi, aga hing tahaks kehastuda. Hinged on järjekorras, ootavad oma kehastumist. Aidata naisi sünnitusega seoses, rasedusega seoses ja aidata lapsi. See on minu 5. suur missioon. Sellepärast, kui me aitame ema kuni 7. eluaastani, ema tegeleb endaga, siis automaatselt muutuvad siis uskumused ja energia ära ka lapsel. Nii et me teeme siit väga suure kingituse nendele hingedele, kes kehastuvad. Minu 6. missioon on aidata inimestel muuta ära nende piiravad uskumused, mis on üliolulised. Need on mul kanaldatud vundamentuskumused. Vundament peab olema korras. Kui vundament ei ole korras, siis kõik asjad loksuvad su elus. Ehk kui sa maja ehitad liiva peale, siis see lihtsalt vajub mingi hetk kokku. Aga kui sul on vundament tugev, siis sa saad sinna peale hakata kivi haaval, puulistu haaval, ükskõik mida üles ehitama. Ja selleks on konkreetselt 12 uskumust, mida piiravad uskumused, millest ma aitan sul vabaneda ja asendada need uute toetavate uskumustega. Et see on minu 6. missioon. 7. missioon on suhted. Ja suhete taga on tavaliselt siis õppetunnid, mis sa endale oled seadnud, nagu ka muudes asjades. Aga et suhted muuta paremaks, sest suhted peegeldavad sulle hästi palju, näitavad sulle hästi palju. Ja suhete osas on võimalik teha väga suuri muutusi. Just ka kaaslase leidmises, oma kaaslasega suhtlemisel, oma perega suhtlemisel, lähedastega, sõpradega suhted. Et see on minu 7. missioon. Minu 8. missioon, milles ma olen ise teinud täiesti vapustava läbimuutes ära raha uskumused. Ja raha, küllus ja töö. Ja ka töö taga võivad olla sul sellised räiged uskumused, mis tuleks ära muuta, mis muudab sinu elu kvaliteeti väga palju. Nii, minu 9. missioon on sõltuvused, sõltuvustest vabastamine, sõltuvustest vabanemine. Kõik sõltuvused
mis on, nende taga on energiat, neil on konkreetne põhjus, nendel on konkreetne algus. Ja mina saan seda vaadata ja aidata sul seda shift'i teha. Olgu see siis suitsetamine, alkohol, narkootikumid, hasartmäng, toidusõltuvus, nimetavaid, nutisõltuvus, kõik, mis on olemas, mille taga on sõltuvuse energia. Mina saan aidata siit sellel teel. Minu kümnes missioon on aidata sul saada ühendus paremini oma kehaga, nautida sellist kehakaalu, mida sa soovid. Ja väga suur osa sellest on hormoonid ja hormoonidega just tegeleda, et viia need balanssi, sest kui hormonaalne süsteem ei toimi sul, see on nagu orkester, kus kui üks viiul ei mängi, siis on kõik läbi, siis on kõik sul pahasti, sa tunned ennast halvasti ja ei saa elada täisväärtuslikku elu. Nii et see on minu suur 10. missioon. Ja minu 11. missioon on siis üleüldiselt tervis ja valud. Kui sinu keha valutab või sul on mingi haigus, mingisugune probleem, siis keha annab sulle sõnumeid. Ja keha annab sulle sõnumeid tegelikult juba enne varakult ja kujuneb haiguseks siis alles, kui sa ei pane tähele, sa ei tee välja, sa ignoreerid olukorda. Aga seda kõike on võimalik muuta, sest kõike seda lood ju sina endale ise. Valudest on võimalik vabaneda, migreenist on võimalik vabaneda. Kasvaja oled sa ise endale kasvatanud, on võimalik teha sellega energiatööd ja vaadata, kui seda suutsid luua, sa suudad sellega ära võtta. Et selleks mina olengi, et seda aidata sul teha. Nii et sellised on minu 11 missiooni. Kui siit midagi nüüd kõnetas sind, ja sa leiad, et sa tahaksid minu abi, siis võta minuga julgelt ühendust. Kõik minu kursused ja programmid leiad sa minu kodulehelt ilonasibolt.ee. Sealt leiad ka minu tutvustuse, kirjeldused, võimalused minuga tööks. Või kui sa soovid teha minuga üks-ühele tööd või kaugseansse, ka nende kohta sa saad kodulehelt lugeda. Ja võta siis minuga ühendust meili teel info@ilonasibolt.ee või siis Messengeri kaudu. Nii et mina olen sinu jaoks olemas. Mina olen valmis sind aitama, kui sa võtad selle abi vastu. Ja kui sul on nüüd mõte, et võiks ju proovida ja teha, siis kõigepealt kiida ennast. Kiida ennast, et sa oled otsustanud abi vastu võtta. Kiida ennast, et sa oled otsustanud muutust teha oma elus, sest sina oled seda väärt. Nii et ma loodan, et ma kohtun sinuga oma programmides, kursustel või lausa üks-ühele töös. Aitäh, et sa mind kuulasid. Ilusat päeva sulle!